see oli, ma arvan, teisel kursusel ülikoolis, ma õppisin saksa keelt ja kirjandust ja siis ma lugesin midagi sellist, mis mind nii haaras ja mis mind nii võlus ja mul oli kahju oma sõpradest, kes ei osanud saksa keelt. Ma mõtlesin, et ma pean seda juba nende jaokski tõlkima, et nad saaksid sellest aru, kuivõrd vaimustab võib olla kirjandus. Ja siis see kuidagi läks niimoodi, mul juhtusid sellised toredad õppejõud olema, kes toetasid ja innustasid mind. Ja siis need esimesed katsetused, mis ma tegin, leidsid äramärkimist ka tõlkevõistlusel, tollal tehti Tartu Ülikoolis tõlkevõistlusi ja siis ma juba julgesin minna pakkuma kirjastusele ja need siis ka ilmusid. Ja nii ta läks. Ma arvan, et tõlkija töös on midagi sarnast, kas ütleme näitleja või lavastaja tööga. Et ma pean nagu sellesse teksti hästi süvenema ja kõikidest nendest tegelastest, kes seal on, aru saama. Ja ma usun, et näitleja võtab ka, kui ta võtab uue teksti, siis ta hakkab mõtlema, kuidas see tegelane räägib, kuidas ta käib võib-olla, kuidas ta, ma ei tea, ohkabki näiteks. Et tõlkija peab ka nagu hästi oskama samastuda nende tegelastega, keda ta tõlgib, et leida kõige paremad väljendusviisid sellele tegelasele. Ja kindlasti on seal igasuguseid karisid, kui on mingisugused vanad inimesed või siis hoopis noored, kes räägivad slängi. Vanad inimesed siis kasutavad võib-olla arhailisi sõnu ja siis tuleb kõigile selle peale mõelda. Kindlasti on ka igal inimesel oma kõnemaneer ja seda tuleb ka arvestada ja näiteks ma mõtlen sellelegi, kuidas autor ise loeb oma teksti. Enamasti ma tõlgin kaasaegseid autoreid, kaasaegseid saksa kirjanikke ja ma püüan leida kas nende intervjuusid või ka kui nad ise loevad oma teost. Ja siis nagu sellest saan nagu mingisuguse selle põhilise tooni, mille järgi siis lähtuda oma tõlkes. Ja vahel on abi ka sellest, et ma leian sama autori tõlke teise keelde ja kuigi võib-olla ei ole ma ei saa oma tõlkes seda sama võtet kasutada tõlkimisel, ütleme mingi sõnamängu jaoks näiteks või ka mõne sellise piltliku väljendi jaoks või mingisuguse nalja või tõlkimiseks. Et siis ma võin saada sellest teisekeelsest tõlkest mingisuguse mõtte, mida ma saan enda tõlke jaoks nagu edasi arendada. Ma tahaksin kõigepealt parandada küsimust, et ma arvan, et ühtegi elavat keelt, räägitavat keelt ei saa ära õppida. Et ära ma olen õppinud korrutustabeli ja seda ma saan kasutada loodetavasti elu lõpuni, kui vaja. Aga juba ka oma emakeelt ei saa lõplikult ära õppida, sellepärast et keel muutub kogu aeg nii ajas kui ka ruumis mingil määral. Et jah, grammatikat mingil määral saab ära õppida, et see vast nii palju ei muutu, kuigi ka siin on erandeid eesti keeleski. Viimase 20 aasta jooksul on kindlasti lubatud sellised vormid, mida ütleme siis, kui mina käisin veel keskkoolis või ülikoolis, veel ei olnud lubatud. Et see jubagi muutub. Aga kui mõelda võõrkeele peale, siis eriti näiteks saksa keel, minu nii-öelda esimene võõrkeel, on ikkagi niivõrd suur keel, suur kultuurkeel. Seal on juba Austrias räägitakse teistmoodi saksa keel kui Saksamaal. Šveitsi saksa keel on päris juba keeruline nii-öelda. Ja rääkimata veel kõikidest murretest, mis saksa keeles on palju elavamad kui näiteks eesti keeles ja mida on väga raske tõlkida. Sest me ei saa, ütleme, mingisugust Baieri murret tõlkida võru murdesse. Et selles mõttes peab kogu aeg minu meelest keelt edasi õppima ja seda ei saa, ma ei usu, et seda kunagi saab ära õppida. Siin on kõige toredam kindlasti see, kui ma jään kõigepealt iseendaga rahule, et ma olen võib-olla päris pikkade
otsingute ja mõtiskluste järel tõesti tabanud selle, mis on autor tahtnud öelda ja kuidas ta on tahtnud seda öelda. Just selle stiili leidmine, nende stiilivõtete edasiandmine, mis võib tõeliselt anda rahulolutunde. Või ka näiteks see, kui on mõnes raamatus või loos on mingisugused laulud, mis eesti keeles võib-olla meile tuntud, võib-olla mingid šlaagrid näiteks, mis on ka tuntud, aga mida ei ole tõlgitud. Ja siis ma ise tõlgin neid ja ma tean, et neid võib siis ka eesti keeles laulda. Kuigi lugeja sellest muidugi pruugi aru saada. Aga see teeb mulle nalja, ütleme nii. Aga kui võtta nüüd veel, siis kindlasti on kõige toredam see, kui raamat saab valmis, ma saan seda trükilõhnalisena käes hoida ja mõelda sellele, et kellele ma nüüd selle kingin, kellele ma sellega rõõmu teen. See on tõesti tore tunne.